Mina olen Raido, töötan konstruktorina. Selle ala peal ma olen töötanud 7 aastat, viimased 3 siis konstruktorina. Mina olen Anna, töötan elektriinsenerina. Selles valdkonnas olen umbes 7 aastat ja Espaanis 2 aastat. No, me oleme mõlemad projekteerijad ja meie töö on siis luua keskkondi koos erinevate spetsialistidega. Et meil arhitektid loovad siis kuju ja vormi asjadele ja siis erinevad insenerid aitavad sellele vormile selgroo sisse ehitada ja teostada seda visiooni. Ja ma võin lisada, et see inseneritöö on vastutusrikas töö, et vastutame ehituse eest, et see toimiks, et kõik süsteemid toimiksid. Nii ehituskonstruktor, ehitusinsener vastutab siis kandekonstruktsioonide eest. Et arhitekt mõtleb välja hoonele kuju, korrused, ruumide planeeringu ja minusugused peavad siis selle asja kandma panema. Et oleksid postid piisavalt tugevad, et oleksid talad piisavalt tugevad, et oleksid vahelaed nii nagu vaja. Et igasugused sellised küsimused. No, elektriinseneritöö seisneb selles, et me projekteerime elektrivarustust, sidevarustust hoonele, et kõik tehnosüsteemid, ventilatsioon, kütte toimiksid õiget pidi, et neil oleks toide. Valgustus on väga tähtis osa. No, minul on erinevad analüüsitarkvarad, millega ma siis teen tugevusarvutusi ja analüüsin ja dimensioneerin erinevaid hooneosi. Ja siis lisaks sellele me teeme siis 3D infomudelid, BIM-mudel on väga popp öelda. Ja siis selle mudeli põhjal genereerime siis jooniseid ja siis vormistame neid jooniseid lõpuks siis terviklikuks projektdokumentatsiooniks, mille järgi siis ehitaja võiks ehitada. Elektri osas on see lisaks ka valgustusarvutusteks programm ja kilbiskeemide eraldi programm kilbiskeemide tegemiseks. See väga sõltub hoonest tegelikult. Projekteerimine käib etapi kaupa, eks ole, et kõigepealt teeb arhitekt eskiisi mõned kuud, loksutatakse seda tellijaga, et saada siis tellija visioon nagu paika, et mida tellijal siis lõpuks vaja on. Ja seejärel teeme eelprojekti paar kuud, siis on selle etapi eesmärk on siis saada ehitusluba lõpuks. Peale seda eelprojekti tuleb põhiprojekt, mille eesmärk on siis hind saada lõpuks hoonele. Ja siis tuleb veel tööprojekt teha, mille järgi siis lõpuks ehitama hakatakse. Ja kogu see protsess oleneb nüüd muidugi objekti suurusest. Siin on ka aastaseid või enam pool aastat kuni aastaid läinud projektide peale. Iga päev on erinev ja ma võin tegeleda kas või joonistamisega või kilbiskeemide tegemisega või koosolekul osaleda. Kõik on nagu erinev. Tervist ka. Jah, sellist tegelikult vahel oleks teoreetiliselt võimalik ka nii, et paar nädalat teed ühte asja ja ei räägi ühegi inimesega, aga seda tuleb väga harva ette, et siis kui lähedki kodukontorisse ära kinni, nüüd tähtaeg on kukil. Aga muidu on ikkagi hästi palju on vaja suhelda erinevate teiste spetsialistidega, et saada hea projekt, mis kokku läheks ilusti. No, töökeel on meil eesti keel, aga viimasel ajal on meil palju rahvusvahelised projekte, siis inglise keel on ka oluline. Me suhtleme selle lihtsustamiseks, kasutasime just inglise keelt. Ja meil on ka oma töötajaid osasid, kes on võõrkeelsed.
sest et see, mida me teeme, on ikkagi selline koostöö, et noh, me peamegi kõik omavahel koos ka olema ja oma mured nii-öelda üksteisele ära rääkima. Aga ajaliselt ma kujutan ette, et ikkagi sul pool ajast läheb selle peale, et sa suhtled kellegi teisega. Ja noh, ongi selline nagu meeskonnatöö, eks ju, ja siis võib-olla alla poole ajast on see, kus siis nii-öelda omaette nokitsed mingisuguse probleemiga olla nagu tõsisemalt, süvenenumalt. Hea on siis, kui meeskond on ühes kontorist, meil on kõik arhitektid ja insenerid on siin koos ja istuvad ja siis me võime kohe küsida midagi. Meeskondade loomine on projektipõhine, et projektijuhid saavad omavahel kokku, neil on niisugused iganädalased koosolekud, kus nad siis arutavadki, et mis projektis keda hästi vaja on ja kui kauaks. Ja selle põhjal nad nagu otsustavad, et kes millega tegeleb tol nädalal. Ja no tõesti, see on meeskonnatöö ja me oleme kõik seotud, näiteks elektriprojekt sõltub kõikidest eriosadest. Ventilatsioonist, isegi konstruktsioonidest, kui teil on mingid talapannud, siis me peame kõik seda vältida. No ja, et suhtlemine, kogu aeg on suhtlemine ja meil on head professionaalid siin, kellelt saab abi küsida ja kõik nagu aitavad. Kontori võimalus on olemas, mõned inimesed isegi kasutavad seda. Meil on osad töötajad, kes käivadki paaril päeval nädalas, käivad siin kontoris ülejäänud ja on kodus, et noh, see oleneb kõik sellest, kuidas oma tööd planeerida. Ikka väga tähtis, et nad peavad meie probleemidest aru saama ja ikkagi üritama kuidagi meile nii-öelda vastu tulla või aidata. Tihti juhtubki, et tellija soovib mingit muudatust näiteks, aga selle jaoks aega enam ei ole. Et siis ongi projektijuhtide ja teiste juhtide ülesanne selleks aeg välja võidelda. Ja, et toetada on neid. Ja. See on väga oluline asi, koolitused ja need on alati teretulnud meil. Et no meie töö, inseneri töö eeldab, et me peame olema kursis viimaste tehnoloogiatega. Isegi just see elektrivaldkond ja energoolu valdkond, see areneb nii kiiresti. Jah, et meil on alati mingid seminarid, koolitused, mõnikord tulevad tootjad ja müügiesindajad meile kontori ja näitavad mingeid toodeid siin kontoris. Meil on niisugune praktika, et kui näiteks üks inimene osales mingis koolituses, siis ta tuleb ja räägib teistele, mida ta sai teada. Me peame kõik nendel koolitustel käima, sest ilma selleta meie kutse kaotab kehtivuse ja ilma kutseta siis ei saa olla vastutav spetsialist. See on kõigepealt huvi ja soov töötada ehitusvaldkonnas. No pingetaluvus peab hea olema. Vastav haridus kindlasti. Jah, arvutiga peab väga hästi läbi saama, sest et muud moodi ei saagi. Ja. Soov enda arendada kogu aeg. Ja, iga projektiga tuleb midagi uut jälle ära õppida, midagi uut selgeks saada, et projektide valik on meil ka väga mitmekesine ja alates korterelamutest ja kui me jah, koolid, lasteaiad, bürood, tootmishooned, kõike tuleb ette. Tööstushooned, jah, väga erinevad projektid. Ilusti koolis käia. Ained ära õppida, selgeks saada kõik, mis koolis antakse, kõik tuleb ära õppida, mis vähegi antakse. Sest koolipingist tuled, siis see tegelikult ei saa mõhkugi aru. No mingi baasteadmised on olemas ikkagi. No jah. Aga tööspetsiifika siis juba õpetakse koha peal. Ja kõigepealt alustada võib tehnikuna, et see inimene töötab vastutava spetsialisti abiga. Jah, juhendamisel. Ja.
ta ei saa veel üksinda iseseisvalt projekti teha, aga ta saab mitmekülgset abi töö tegemiseks ja siis paar aasta pärast ta võib taotleda juba kutsekvalifikatsiooni. No üks aga kogu aeg peaks jääma sellist nii-öelda rutiinset asja vähemaks, et selle võtavad arvutid kogu aeg üle, eks ole, et lõpuks jääbki seda jooniste vormistamist vähemaks. Ja ühel hetkel äkki peagi joonisid enam tegema, see oleks eriti hea. Üks klips. Ei, mudeldadki lihtsalt, teedki ainult mudeli ja platsi peal ehitusmehed võtavad tahvli või panevad prillid ette ja saavad kohe aru, mis nad tegema peavad. No meil on siin väga tore inimeste kombinatsioon sattunud, et kõik on nagu toredad ja abivalmis ja oma ala spetsialistid. Ja siis ongi see, mis ma enne rääkisin, et firma ja juhtkond teeb kõik, mis omalt poolt võimalik, et meile hankida võimalikult head ja efektiivsed töövahendid. Ja meie... meil uhke kontor, jah. Et meie juhi suureks hobiks või huviks on ka workplace happiness. Ja. Et veavad konverentse, kuidas siis teha häid bürooruume ja õnnelikke töötajaid. Et see kõik ongi see, mis siia eesplaanisse nii-öelda meid kutsunud on ja siin kinni hoiab.